tere, head kuulajad, käes on 5. august ja Geeniuse digisaade on siin, kus on Hans Lugas, Glen Pilvre ja Meelis Väljamäe ja räägime augusti alguse tehnoloogia maailma sündmuseid ja uudiseid, mis meil on kõrva silma jäänud. Eesti on jälle Euroopa tipus ühes natukene ebameeldivas näitajas, mis puudutab internetis inimeste omavahelist suhtlemist. Arutame seda. Oleme siin seltskonnaga viimaste nädalate jooksul käega proovinud Samsungi kokku voltuvaid uusi seadmeid. Räägime, kas need on rõõmustavad või kurvastavad. Ja kindlasti arutame ka seda, mis paneb inimesi uut elektroonikat ostma, kas AI paneb või ei pane ja miks. Ja võib-olla räägime lõpus ka muusikast. No nii, hakkame siis pihta augusti esimeses saatega. Istume siin mõnusasti, vaatame uudiseid, suhtleme üksteisega üle interneti. Teie kuulate meid üle interneti. Aga mida ütleb meile Eurostat? Eurostat on uurinud, küsitlenud inimesi üle Euroopa erinevatest riikidest ja teinud uuringu selle kohta, kuidas noored inimesed, kes on siis 16–29 aastat vana, kuidas nad näevad ja tajuvad, et kas internetis vahetatakse ja nende kohta räägitakse vaenulikke või siis alandava sisuga sõnumeid, mis Euroopa riikides seda eriti palju tajutakse ja Eesti on absoluutses number 1 kohal tipus kogu Euroopas. Eesti noored tunnevad kõige rohkem ja on märganud ja tajunud, et netis räägitakse sellist vaenukõnet, räägitakse halvasti, koheldakse halvasti ja üldse väga ebameeldiv mulje on, et see pikk rivi Euroopa riikidest siis algab Eestiga kahjuks ja lõpeb seal teises äärmuses hoopis sellised riigid nagu Bulgaaria, Rumeenia, Horvaatia, kus noored ei taju sellist muret. Ma ei tea, kas teie, ma ei hakka siin delikaatselt küsima, kas te sinna sihtgruppi lähete, härrased, aga kas te olete probleemist aru saanud? Võib-olla on vastupidi, võib-olla meie oleme need, kes siis seda sihtgruppi pommitavad. Vaenavad. Just. See oleks alles uudis, jah. Mis siin öelda? Tegelikult me saame ikkagi ennast kui sellist tubli ja söökat rahvast kiita. Et me ilmselt olemegi sellised joinakad, ütleme naabrile ikkagi võimalikult halvasti ja kui me tuletame meelde sellise eestlase põhilist vanasõna, mis talle kõige rohkem meeldib magustoiduna, eks ole, siis ei ole ju siin midagi tegelikult uut. Kui internetis tõesti ringi liikuda ja vaadata siin välismaiseid selliseid võib-olla suhtluskeskkondi ja foorumeid ja on ka mulle ikkagi silma jäänud, et Eesti selline üldine anonüümne interneti nagu, kuidas ma ütlen siis, interneti olustik on vaenulikum, kui see on mujal. Kui niimoodi väga tõesti suurelt üldistada, et mitte see ei tähenda siis, et kogu aeg on hästi halb meil internetis, aga reeglina on meil sellist kibestunud halvasti ütlemist, mulle tundub vähemalt rohkem, aga võib-olla see on minu subjektiivne arvamus jälle. Ega me tegelikult praegu see on Statistikaamet on üle-euroopaline Eurostat, mis võtab need asjad kokku ja paljastab meile sellised antud juhul ebameeldivad uudised, me ei näe selle põhjuse taha. Kindlasti, nagu sa ütlesid, me võime siin igasugu hüpoteesi püstitada. Ma viskan paar tükki õhku ja ei tea, kas on tõsised või mitte. Esiteks, me oleme juba ammu tuntud oma Delfi kommentaariumi poolest. Meil oli anonüümsete kommentaaride lisamine. Delfi oli ikkagi selline teenäitaja selles valdkonnas, mis juba alguses kõik nimetasid seda pelliku seinaks, et mõnes mõttes see natuke nagu selline ootuspärane värk, et eestlane läheb ja anonüümselt kommenteerib internetis ja mitte väga sõbralikus toonis. Aga hoopis võib-olla teine põhjus. Eurostat toob välja ka seda, et millal siis need noored tajuvad, kus valdkonnas enne kõike sellist üksteisele ärapanemist ja vaenamist käib ja enne kõik on see poliitiline ja sotsiaalne olukord. Ja ei saa öelda, et me tunnetame, et võib-olla meil on päris okei siin elada, vahel jälle ka ei ole, aga fakt on see, et me kindlasti elame sellises riigis, kus on kõrval ka suur naaber ja meil on igasugused sellised rahvuslikud ja julgeolekualased mured ja kes kelle poolt on, kuhu peaks hoidma. Ja mine tea, kui palju nagu seda tajutakse, et internetis räägitakse sellest rohkem kui võib-olla mõnes rahulikumas riigis, mis ei ole nii geopoliitiliselt sellises keerulises kohas. Seda küll, samas siiski, kui vaadata natukenegi nende numbrite taha, eks ole, siis see Estonia Eesti protsent siis täna oli 69
selle järgi on tegelikult 1%-ga Taani ja Soome. Noh, okei, Soomel on ka siin piir idanaabriga, noh Taanil enam väga mitte. Et tegelikult väga raske on siin ausalt öeldes mingeid selliseid seoseid üldse välja tuua, et nüüd jah, et kas see on nüüd meie naabritest tingitud või on seal meie ajaloost tingitud või sest need 3 maad on juba täpselt nii erinevate kohtade peal. Teistpidi, eks ole, väikese vahega siis langevad sinna järgi kohe Prantsusmaa ja Slovakkia praktiliselt ühel pulgal. Siis on jälle väike selline trepiaste, kuhu siis positsioneeruvad Holland, Rootsi ja jälle väike trepiaste, siis Sloveenia, Malta, Ungari ja nüüd siis riburada pidi läheb ta allapoole, kuni tõesti sealt täitsa rivi lõpus. Ma ütleks, et 3 on kohe ikkagi tunduvalt teistest madalamad või noh, ütleme siis sõbralikuma internetifooniga noorte osas on siis Bulgaaria, Rumeenia ja Horvaatia, eks ole. Ja veel viimane selline kõrgem aste on siis Saksamaa ja Saksamaa kõrval üllatus on hoopis Leedu, mitte Leedu, vaid Läti, vabandust. Nii et Leedu on seal kusagil keskel. Nii et me oleme ikkagi, noh, kas siis öelda, et me oleme jõudnud ka selles astmes siis sellise väärikate Põhjamaade sekka. Nagu mitte siis enam nii heas mõttes nagu ka muudes asjades. Nii et meie naabritest, jah, me kuidagi toredasti selle graafiku võtamegi nii kokku, et Eesti on number 1, Leedu on seal keskel ja Läti on seal siis suhteliselt lõpus. Ma ei teagi, mis siit järeldada. Mina huvi pärast kaevasin ka selle kõrvalt üles uuringu, et palju eestlased joovad. Mõtlesin, et äkki on seal mingisugune seos. Aga sealt ma sain üllatusena teada, et hoopistükkis siis esikohal on meie lõunanaaber Läti, kes siis selles teises tabelis oli ikkagi, sai suht hästi hakkama. Ehk siis tuleb välja, et lätlased joovad küll palju, aga on rõõmsad, aga eestlased on teisel kohal. Nii et meie joome ka palju, aga millegipärast vaename ka palju. Nii et kuidagi õnnestub siis meil olla mõlemas graafikus, noh siis selles vaenamise graafikus oleme esimene, aga Eurostati 2021 aasta alkoholi tarbimise graafik siis ütles, et Eesti majapidamises siis keskmiselt oli see, kui ma ei eksi, kas 4,7% kulutatakse siis kogu oma sissetulekust alkoholi peale ja Läti on siis number 1 5%-ga. Nii et meil õnnestub olla esikohal näed mitmes asjas ja kui nii edasi läheb, võib-olla siis oleme me ka lõpuks esikohal selle elukalliduse või hindade osas. Võib-olla võtaks sellise internetisuhtluse teema kokku sellega, et igaüks olge siis natukene lahkemad internetis. Siis ka Eesti noored ei tunne seda, et on niimoodi. Ma ikkagi ütleks ka, et võib-olla tasuks jah, vähem siis juua alkoholseid jooke. Muide EU keskmine on 1,8%. Me ületame seda EU keskmist alkoholi osas kõvasti. Ja nüüd siis ka vaenamise osas ületame me keskmist üksjagu. Et võib-olla kui kõike seda vähem teha, siis oleks vähemalt maailm meie väikses riigis nagu ilusam koht. Räägime siis edasi paarist seadmest, mida tegelikult nii sina, Glen, kui ka sa, Meelis, oled paar nädalat tagasi tutvustanud. Uued Galaxy volditavad telefonid Fold 6, Fold ja Flip 6. Ja alustan üks naljaka looga, ma kuulsin ühe tuttava käest, kes endale pärast seda Samsungi esitlust ja müügile tulekut selle endale ostis. Läks puhkama. Ja siis puhkas ja käis maal ja veetis aega ja polegi jõudnud seda karbist välja võtta. Ja ma panin mind kohe mõtlema, et okei, võib-olla tal on nii äge puhkus, aga võib-olla see ikkagi ei olegi siis, tundub küll äge uus telefon, aga tegelikult seal midagi ei ole sellist, mis paneks ikkagi väga südame põksuma kiiremini. Kuidas teil nüüd siis tunne on Fold 6 ja Flip 6 muljed pärast põhjalikumat tutvu? Kummast me alustame, et mina olen Foldi näpinud nüüd põgusalt lennamist rohkem. No mina olen kasutanud teda täitsa ikkagi viimased 2 või mis iganes nädalat täiesti põhilise telefonina, mitte siis testinud, aga rääkinud ja teinud pilte ja nii edasi. Ja. No aga võtame siis äkki selle odavama ja pisema siis alguseks. Jah, sest mina olen endiselt, ma sellepärast kui omale Flipi võtsin, kui tekkis võimalus, et saad esialgu testi 2-1, siis küsiti, kumba tahad ja siis ma eelistasin Flipi, sest ma jätkuvalt arvan, et see on parem valik enamikul inimestel, sest Fold on pigem rohkem selline
seade neile, kes teavad, et neil seda vaja on, ütleme siis niimoodi. Aga Flipi puhul on see, et kui sa ta kätte võtad ja vaatad, siis esimesel pilgul tundub, et mitte midagi pole muutunud, väliselt vähemalt. Et ainuke asi, mis silma jääb, on see, et kui sa, muidu kui sa nagu vaatad niimoodi pildi pealt teist telefoni, siis ei saagi aru, midagi muutunud oleks. Ja kui sa kõrvuti paned, siis on näha, et kaamerate ümber olevad need rõngad on siis nüüd korpusega ühte värvi. Ja vanasti oli nad kõik nagu vist mustad või sellised metallivärvi, eks ole. Teine asi, mis on muutunud, on see, et raam, mis ümbris on nüüd küljed, on matid, enam ei ole läikivad, ehk siis nad võib-olla ei lähe nii ruttu mustaks või ei kriimustu nii kergesti. Aga muidu nagu väliselt ei ole praktiliselt mitte mingit vahet ja vahed tulevad tegelikult sisust ja üks asi, mis on veel muutunud paberile, mida sa käega ei tunnet, on see, et ta on nüüd 0,2 millimeetrit õhem, ehk siis see number on suurendatud viia alla 15 millimeetrit, siis kui ta on kokku volditud. Aga jah, põhilised vahed on tegelikult ikkagi siis, kui on telefon või kui on, sa tead, mis on sees toimub, sest esimene suur muutus on siis aku on 8% suurem, ehk siis 400 mAh, 300 mAh suurem on nüüd 4000 mAh. See on kasutuses näha, ehk siis vähem peab muretsema selle pärast, et see enne õhtut tühjaks saab, aga samas 4000 mAh on piisavalt endiselt selline aku kestvus, et keskmine kasutaja peab seda telefoni ikka iga päev laadima. 2 päeva sellega hakkama ei saa. Teine suur muudatus on kaameras. Kui seni oli Flipil kõik 5 aastat või vähemalt päris mitu aastat päris vana 12 megapiksline pildiandur põhikaameral, siis nüüd on pildiandur 50 megapiksline. Iseenesest võib öelda, et mis see megapikslit arv ikka, et see nagu ei tähenda midagi, aga tegelikult on vahe päris suur ja see vahe tuleb välja 2 asjas. Esiteks on siis see, et kui sa teed pilti toas või hämarama väiksem valguse käes, siis on pildi kvaliteet parem, eks müra on vähem, selgelt vähem kohe. Ja teine asi muidugi see, et 50 megapiksline sensor võimaldab kasutada 2-kordset hübriidsuumi, ehk siis põhimõtteliselt kadudeta suumi, mis tähendab seda, et 2-kordne suum on tegelikult peaaegu sama hea kui tavaline ilmasuumita pilt. 4-kordne suum on ka täiesti kasutatav, aga loomulikult seal on juba müra selgelt rohkem. Et need on nagu 2 põhiassi ja 3. asi, mis on veel seespoolt muutunud on ja mis võib-olla tuleb just praegu suviste ilmadega esile, on see, et sisemise ekraani eredus on 1,5 korda suurem, ehk siis väljas päikse käes on teda selgelt parem lugeda. Et need on nagu põhilised nagu tegelikult tehnilised vahed. 3. vahe, mis on võib-olla, kui me siin AI-st räägime kogu aeg, siis AI seisukohast oluline on see, et miinimum kogus RAM, ainus kogus RAM, mida telefonidega saab, on 12 gigabaiti. Mida on päris palju ja mis ongi tegelikult ühtepidi oluline selleks, et me teeme, et igasugused AI rakendused võtavad väga palju mälu ja ilmselt tulevikus veel rohkem. Ja teine asi on see, et kuna Samsung pakub oma telefonide teatavasti 7 aastast tarkvara tuge, siis suur kogus RAM võib tähendada seda, et ka 7 aasta pärast tõepoolest see telefon suudab vedada mingid uuemad operatsioonisüsteemi, eks ole. Et selles mõttes tulevikukindluse mõttes on tehtud samme edasi. Nüüd mujal maailmas räägitakse väga palju sellest, et see telefon läinud eelmise aastaga võrreldes $100 kallimaks ja sellepärast on see nagu see suur hinnahüpe ja see oli üldse hea, siis Eestis pole seda hinnahüpet toimunud. Eestis on ametlik soovituslik müügihind on 10 eurot kallim kui eelmine aasta ja tegelikult juba praegu on siin mõnes e-poes selle hind kukkunud alla 1000 euro, kui ametlik müügihind on endiselt operaatorite ja suuremate poodides on 1209 eurot. Aga mina ütleks, et kui vaadata neid 3 sellist muudatust, kaamera, RAM, ekraani eredus ja aku kestvus, siis tegelikult me saame peaaegu sama raha eest rohkem telefoni, kui me saime eelmine aasta. Eks tegelikult see sisu muudatus versus hind on tegelikult päris okei edasiminek. Mis ei ole okei edasiminek on tarkvara ja põhiliselt just siis, mis puudutab välist ekraani. Kui eelmine aasta Samsung tuli selle suure välisekraaniga, ekraan muide ise on väline täpselt sama, mis eelmine aasta, 3,4 tolline 720p resolutsiooniga. Ja eelmine aasta oli siis see, et ekraanil sai kasutada tervelt 6 äppi, nendest üks on YouTube ja teine on Netflix, mis on nagu, ma ei tea, kes tahab nii väikselt ekraanilt videot vaadata. Lisaks siis Google'i ja Samsung enda SMS-i äpid, mis on ka imelik, miks 2 erinevat SMS-äppi on korra kasutusel. Ja peaaegu ongi kõik, et vist on WhatsApp on seal lisaks ja mingid asjad veel. Aga üldiselt väga piiratud on siis välisekraani äppide kasutamine, kui mina mõtlesin, et see on algusasi eelmine aasta, kui nad selle lisavad juurde sinna aja jooksul. Siis nüüd aasta hiljem
pole mitte midagi juurde lisatud. Ainukese asja, mis on muutunud, on siis see, et neid taustapilte erinevaid animeeritud ja nii edasi on rohkem. Nüüd saab erinevaid vidinaid saab grupeerida ühe ekraani peale kokku kuni 4 tükki, ehk siis saad neile kiiremini, mugavamalt ilma liigselt viipamata ligi. Kui sa ise oled seda nii-öelda kasutanud igapäevaselt, siis milliseid äppe sa sinna tahaksid nendele lisaks? Põhiasi, mida mina kasutaks igapäevaselt, 2 asja, mida ma kasutaks kindlasti kogu aeg välisel ekraanil. Üks neist oleks Smart ID ja teine neist oleks OTI two-factor äpp, eks ole, milleks me ei pea tegema. Aga samas on ka igasugused erinevaid muusika või meediaäppe. Mina näiteks, ja samamoodi nagu eelmine aasta saab tegelikult siia lisada poolametlikult ka teisi äppe niimoodi, et sa laed siis endale alla Samsungi Q-Lock nimelisi lisatarkvara ja sellega aktiveerid siis teiste äppide toe. Eelmine aasta ma arvasin, et see on pandud sellise müüri taha sellepärast, et on tõesti julge kasutada neid äppe, et äkki on mingid ühilduvuse probleemid. Nüüd on aasta möödas ja mitte midagi pole muutunud, aga konks on siin endiselt selles, et Q-Lock ei ole ametlikult Eestis saadaval. Kui eelmine aasta Samsungi esindaja ütles, et see ilmselt saabub selle aasta esimeses pooles, siis praegu on selle aasta teine pool ja me seda endiselt ei näe. Aga asjad, mida ma veel siin ise kasutan välisel ekraanil, näiteks on tööalane chat Google Meet. Ma saan lihtsalt vaadata kergelt ilma lahti tegemata mingid uute sõnumite sisu, mille ma võib-olla kohe ei pea vastama. Samuti Bitwardeni siis paroolihaldur ja lisaks Audible audioraamatud ja podcastide äpp, et ma saan selle avada ja valida omale podcasti panna mängima nii, et ma ei telefoni lahti tegema, eks ole. Need on nagu põhiasjad, need asjad on tegelikult veel, aga arvestades, et kõigil konkurentidel, nii Motorola kui Xiaomi kui teistel saab kasutada praktiliselt kõiki äppe vaikimisi ka välisel ekraanil, siis miks Samsung aasta hiljem on selle piiragu alles jätnud, on minu jaoks arusaamatu, et see on nagu veidi, see on selle telefoni kõige negatiivsem külg. Aga kui me muidu vaatame nagu seda, et võrreldes eelmise aasta mudeliga, siis väliselt on ära vahetsemine sarnane, sisus on toimunud tegelikult suured muutused ja sama raha eest saab selle aasta rohkem telefon. Jaa, no nüüd on siis see hetk, kus ma peaks ütlema, et tegelikult ikkagi Fold 6 on palju mõistlikum telefon kui Flip, sest et kõik meie tänapäevased inimesed, ehk et kõik inimesed täna alates juba imikutest kuni nendeni, kes on juba suuremaks kasvanud, on harjunud kasutama neid nii-öelda labidaid. Et tegelikult see generatsioon, kes oli harjunud kasutama selliseid imetillukesi Nokiaid, on juba, kahjuks enam võib-olla ei tegutse väga aktiivselt, et see aeg oli omavahel öeldes 2000-ndate aastate alguses ja keskel, ehk et umbes paarkümmend aastat tagasi, ennem iPhone'i olid ju telefonid imepisikesed ja väikesed, aga nüüd nad läkkisid kõik suureks ja nüüd nad on kõik suured ja tegelikult inimesed ja nende taskud ja käed on tegelikult nende suurte telefonidega harjunud. Ma ei taha nagu öelda, et see on see hea või halb on nüüd iseasi, aga olles ka ju proovinud Flippi ka ennem kasutada, mitte ainult nüüd selle uues 6, nagu ta tuli, siis ma tabasin ennast ka täpselt sellest samast harjumusmustri lõksust, et ma tegelikult ei taha enam seda tillukest telefoni, eriti kui ta on selline paks. Ehk et ma kasutades seda Flippi tundsin kogu aeg nagu eelmist mudelit, et mul see nii-öelda selline paks klots taskus, mida ma pean kogu aeg avama ja mis muutub siis umbes sama suureks nagu minu tavaline telefon. Ma ei leidnud selles vormis nagu mingisugust põhjendust, sest ma tahtsin ikkagi ekraani peal alati sirvida asju suuremat ekraanilt ja sellepärast mulle see Foldi kontseptsioon nagu nii rumalalt kui see või totralt, kui see ka ei kõla, nagu tundub täna parem. Ehk et Fold on isegi natukene väikesem nüüd kokku pandult, kui mul siin nagu põhitelefonina kasutuses olnud S24+. Tõsi, ta on paksem, aga ta on natukene isegi vaatet lühem ja ta on tunduvalt kitsam, aga ta ei ole siis enam nii kitsas, nagu oli eelmine Fold. Ehk et ta tegelikult tabab nagu seda sellist vormi kompromissi nagu paremini. Ta võiks olla minu arvates veel natuke lühem. Ta isegi ei pea nii pikk olema. Kui ta oleks veel sentimeetri võrra lühem, oleks ma veel rõõmsam. Aga ta on juba täna ikkagi kätte võttes oluliselt, ja see oluliselt on vist umbes millimeetri või midagi sellist õhem kui Flip 6. Ehk et kui ma võtan selle Fold 6 kätte, siis ta väga-väga juba meenutab minu kaitsekatte või ümbrises olevat S24+, mis on küll okei, ta on muidugi õhem. S24+ on vist 7,7 millimeetrit ja uus Fold oli kas midagi 12 peale. Et seal on ikkagi vahe, aga kui Foldil ei ole seda kaitsekatet ümber ja siis vanemal S24+-il oli,
siis tegelikult selles paksuses või sellises form factoris enam väga suurt vahet ei ole, aga kuna ta on kitsam, noh ta meenutab ka sellist nagu Sony telefonide sellist kuju, siis ta tegelikult käes istub väga hästi ka kokku voldituna, et ta ei jäta mulle sellist muljet nagu selline hamburgeri paksune flip. Seal Pariisis, ma juba ühes saates on rääkinud sellest, ja Pariisis vaadates neid kõrvuti, seal oli olemas nii vana kui uus mudel ja käes hoides siis peale vaadates tundub, et tegelikult ei olegi nagu samamoodi nagu flipil vahet eriti, aga käes hoides on Fold 6 selgelt mugavam käes. Ja sellepärast, et nurgad on kuidagi väiksemad ja tegelikult on tehtud ka see esiekraan küll natukene siin mõne millimeetri võrra laiemaks ja lühemaks, eks ole, mis tegelikult meeldib mulle rohkem kui eelmistel Foldidel, just sarnane siis OnePlus Openiga rohkem, et on sellise rohkem optimaalse, minu kasutuseks optimaalse külgede suhtega, aga põhiasi, mida ma avastasin enda jaoks oligi see, et kuigi väliselt pildi peal ei tundu see erinevus, tundub olematu, siis tegelikult käes hoides sa saad aru, et see on sel aastal mugavam kui eelmisel aastal. No ja ta on täpselt nii palju mugavam, et ka eelmisel aastal kasutasin ma Foldi ka just selle mõttega, et vaadata, kas ta mulle päriselt meeldib. Ja siis mulle tundus, et ta mulle päriselt ei meeldi. Ma kasutasin teda ka mingid nädalad ja ma ikkagi avastasin, et ei, et ma tahan seda vana hea telefoni tagasi. Täna ma olen küll aeg-ajalt võtnud nüüd kätte ka selle S24 Plusi ja tõsi, kohati mulle ikkagi meeldib, et ta on õhem ja samal ajal ma ei pea seal midagi lahti keerama, aga jõudes nüüd ikkagi selle Foldi nagu sisuni on siis see sisemine ekraan ja ikkagi kui sa tahad siis mida iganes teha, näiteks kas või vaadata pilte või ka töödelda pilte või lugeda netti ja sul on see ekraan ikkagi nii suur, nagu ta on, kui sa ta lahti voldid. See on tegelikult äge ja kui sa ta lahti voldid, on ta tõesti õhuke, siis ta on ju seal mingisugune 5,5 või 6 millimeetrit ehk ta on oluliselt õhem kui siis mis tahes teine telefon. Ja sellel suurel ekraanil just seda, ma olen palju pilte teinud viimasel ajal ja pilte nagu töödelda niimoodi lennult ja vaadata on ikka hoopis parem, kui sul see ekraan on suur. Ja ma olen muidu avastanud, see on käib nüüd kõikide Samsungite kohta muidugi. Ma ennem lihtsalt pilte ei viitsinud telefoniga üldse töödelda nii palju. Ehk et see fotoredaktor, mis seal sees on ja seal on ka muidugi need AI lisad nüüd täna juures, et sa saad siis tõesti valida mingisuguseid kohti ja puid, kive, inimesi, asju ja neile jooni ümber tõmmata ja neid siis nihutada või kustutada ja muide kohati see toimib väga hästi, kohati see toimib lihtsalt naljakalt, aga igal juhul see toimib. Aga väga äge funktsioon, mis seal on, mida ma siis oma rumalusest avastasin alles nüüd, on see, et sa saad töödeldud fotode töötlussettinguid kopeerida, nii nagu Lightroomis. Et võib-olla te teate seda ja kõik maailma inimesed peale minu teadsid seda, aga mina ei teadnud, et see telefoni fotoredaktoris on võimalik. Ja see on väga äge, sest et Lightroomis ma mäletan ikkagi nii-öelda raw faile ilmutades oli see väga oluline asi. Sa klõpsisid mingi terve seeria päris fotoaparaadiga pilte ja siis pärast keerasid ühe pildi peal kõik seaded paika. Ja siis hopsti panid need seaded kõikidele raw failidele, said oma pildid lopsti kätte. Ja nüüd ma avastasin, et näed, et Samsungi fotoredaktor teeb telefonis täpselt samamoodi, et ma saan teha need pildid ägedaks. Ja ma ei pea neid settinguid siis igale ühele eraldi slaideritega minema külge krubima, vaid saan need kopeerida. Et see on muidugi olemas siis teistel, ma vaatasin siis järgi, et ka S24 Plusil oli see loomulikult olemas. Nii et ma ei teagi, kui ammu see juba on olemas olnud, aga kuna ma ei ole nüüd telefonis pilte tahtnud töödelda, siis see Fold 6 igal juhul pani mind neid pilte nüüd just nimelt telefoni ekraanil töötamas. See ekraan on nii suur ja äge. Nii et kasutuses mina ütleks võib-olla, et jääda mitte ainult siis tervet saadet telefonidest rääkida. Mulle igal juhul meeldib, et see suund võiks olla selline, et Fold 6 võiks minna veel natukene lühemaks ja veel natukene õhemaks. Ja vaat siis oleks juba väga hästi. Ja see sisemine ekraan, ma ei tea, heledust on minu arvates küll ja veel vähemalt meie suve jaoks. Foldi ekraan on ka ju heledamaks läinud, kui ta varem oli. Vist on jah, et tõsi see murdekoht seal keskel, see ikkagi on näha, et selles mõttes. Ma tahtsingi küsida, et kuhu oleme jõudnud selle murdekohaga? See on selle kõikide volditavate värk, et murdekoha. Ja Flipil on murdekoht selgelt väiksem kui eelmine aasta. Foldil on minu arust sarnane, aga konkurentidel on veel väiksem. No jah, et ikkagi see Foldi sisemine ekraan, kui seda nüüd lahti voldid, ta on selline, et sa saad aru, et seda katab siuke kergel kujul nagu plastik, peegeldus selle ekraani peal on nagu järve või merepind.
et sa peegeldus sellel ekraanil ei ole siis nagu peegel, eks ole, et sa näed, et see lainetab natukene. Üks asi, mida ma Flipi puhul ei maininud ja võib-olla kehtib ka Foldi puhul, seda ma ei oska öelda, on see, et endiselt kasutab Samsung pealmise kihina polariseerivat kiret, mis tähendab seda, et kui sa vaatad seda telefoni päikseprillidega, siis see pilt on moonutatud värvidega üsna ebameeldiv. Konkurendid millegipärast sellist lahendust ei kasuta, nende pillid on paremad, nii et päikseprillidega ei ole hea, aga ilma on okei. No Foldi puhul on ühtepidi on tore, et sõrmejälje sensor on ju siis külje nuku sees, nagu on teinud seda ka Sony, aga nagu hea jälle ei ole või ma ei ole sellega harjunud, et see külje nupp on nagu täiesti tasapinnaline telefoniga, et võib-olla minu see S24 korpus seal ümber või ümbris tõi selle nupu rohkem välja, ma jään nüüd vastuse võlgu, et igal juhul see nupp on nii sile seal külje peal, et ma kogu aeg ei saa nagu, ma ei saa pihta, kas ma vajutan siis helivaljuse nuppu, mis on selline hästi välja toodud ja siis selle all on täitsa olematult see lukunupp, et ma lihtsalt avastan ennast kätte võttes, et ma kurat ei saa aru, kus see lukunupp on, et ja siis ma vajutan alati mingeid valesid nuppe, et ma tahaks, et see lukunupp võiks olla ka natukene seal väljaspool ja muidugi need kaamerad, mis siin taga on, need ulatuvad ka ikkagi sellest telefonist üksjagu palju välja, nii et kui kasutada sellist juhtmevaba laadijat, mis on võib-olla juhtumisi autos, siis peab küll tunnistama, et see on üsna selline hõre disaini mõte, et need kaamerad nii palju välja ulatuvad, sest telefon ei lähe selle laadimise aluse peale normaalselt, ta jääb ju natukene õhku ja ta ei lae üldse muide nii efektiivselt. Et kui siin kaamerad oleks õhemad või ta kuidagi oleks siis väiksema laadimise aluse peal oleks parem, et mul ka auto, mis teisi telefoni väga hästi laadis, siis millegipärast ta sellega natuke pirtsutab, aga samal ajal võib-olla mul oli ka see nii-öelda teine telefon oli ka suhteliselt vana, mida ta väga hästi laadis, see oli OnePlus, aga samas ka S24 puhul nagu ma nagu sellist probleemi ei täheldanud, et ühesõnaga, et see telefon jääb niimoodi logisema selle laadimise aluse peale. Aku on siin, muidugi ta ei ole ka nii suur, nagu ta on siis tavalistel telefonidel, ta on, kas oli 4400. Aku ei ole muutunud. Aku ei ole muutunud jah, et jah, ma ikkagi laen seda nagu mõnevõrra rohkem, aga ma olen siuke päevane laadija, et ma ei saa nagu väga aru. Kõige jaburum on minu arust see, et akut mõlemal mudelil on laadimine on endiselt 25 vatti, mis on üliaeglane, et kõik isegi Samsungi kallimad telefonid on ammu 45 vatti, välja arvatud volditavad on ju. Ja, et see selle koha pealt saab küll öelda, et see võiks olla kiirem, et vanasti olin siin harjunud neid Hiina telefone laadima mingi valguskiirusel, et seda ei saa olla, aga kokkuvõttes ma ütleks, et igal juhul, kui teil on nagu raha üle ja tahate suure ekraaniga telefoni, siis tegelikult on see Fold 6 täitsa muhe telefon. Siin on selline, kui ma ütlen oma lihtsalt sellise täpselt vastupidise nägemuse, et see on vägagi tugev filosoofiline erinevus, eks ole, et mina olen kasutanud neid Folde, siis OnePlus Openit ja tegelikult korraks ka Pixel Foldi ja iga kord ma olen jõudnud sellele järeldusele, et miks mulle see sellist tüüpi volditav telefon ei sobi või miks ma ei näe selle enda jaoks piisavalt kasu on see, et ta on liiga, see sisemine lahtikäiv ekraan on liiga väike, et tavaliselt jah, temaga on parem teha fototöötust või lugeda mingit tekste, nagu sa küll ütlesid, aga see saadav kasu tõesti ei ole nii palju suurem kui siis ütleme näiteks Galaxy S23 Ultra, mis mul siin laual praegu on, et ma tahaks sellest 2 korda rohkem maksta, ütleme siis niimoodi, et see hinnavahe versus see saadav kasu on üsna väike ja sellepärast ma näen, et sellist flipi tüüpi disaintelefoni või võiks nimetada moetelefoni võiks saada suurem edu, kuna need Foldi tüüpi telefonid on toode inimesele, kes teab, et just seda suurust on tal rohkem vaja ja võib-olla pliiatsi tuge on tal rohkem vaja ja neid, kes teevad sellega mingit spetsiifilist asja, mis nende elu teeb mugavamaks ja kergemaks, eks ole. Mina nende hulka ei kuulu, aga see on maitse asi ja sellepärast Samsung teeb 2 erinevat telefoni, et 2 erinevat sihtrühmale pakkuda. Võib-olla isegi inimesed, ma ei tea, kas nad väga täpselt teavad, et seda neil vaja on, aga kui neil näiteks, nad on juhtumisi sellised tahvli inimesed, et neil on kodus olnud mingi tahvel, kas ei olgu see iPad või mingi teine, nad on harjunud sealt oma uudiseid ja netti sirvima, siis selline lahtivolditav telefon tegelikult kipub seda tahvlit täitsa asendama ja võib-olla kui see silmanägemine on ka võib-olla juba kergelt enam ei ole 20-aastase inimese oma, siis tegelikult suur ekraan on alati abiks. Sa saad teha tähed suuremaks, fondi suuremaks ja sul mahub sinna ikkagi palju ekraanile. Minule ka üldiselt meeldiks tahvlit kasutada, kuigi ma ei näe piisavalt vajadust endale praegu uut osta, ma kunagi on olnud. Aga minu jaoks ongi just see, et see
see suurus või et läheks ta 10-tolliseks, eks ole, läheks ta tahvlilikuks nii-öelda, siis ma saaks sellest mõttest aru, aga see suuruse erinevus on niivõrd väike, ta on ikkagi liiga väike, see volitav ekraan. Aga eks see maitse asi. No nii see on jah, sest Samsungil on ka pakkuda tahvel, mis oli just meetrise diagonaaliga, millest me oleme ka rääkinud siin. Samsungil on tegelikult ka niimoodi, et kui sa palju odavamalt saad osta endale kas või selle Galaxy S24 Plussi, mis sul on või S24 Ultra muidugi. Ja lisaks juurde täiesti korraliku Samsungi tahvli ja ikka jääb raha üle võrreldes Boltiga. Siin muidugi me oleme natuke sellises ebavõrdses positsioonis võib-olla tavatarbijaga. Me kahjuks või õnneks ei ole ju selle telefoni eest ise maksnud ja seetõttu see hind jääb nagu kuskile siin natukene. No aga ongi see, et see hind on väga kallis. Hind on väga kallis just nimelt, et küsimus jah, et kas ma selle hinna eest sellise asja ostaks. Uued Folk uued on üle 2000 €, ehk sest ta on 3 korda kallim kui Galaxy S24 Plus või OnePlus 12 või nii muu selline telefon, eks ole. Aga võib-olla see ei olegi võrdlus seal kuskil 500 ja 700 euroste ja 800 euroste telefonidega, vaid sa lähed tipptelefoni ostma. No tipptelefonid, sa ostad iPhone 15 Pro Max on ka alla 1500 € ja Galaxy S24 Ultra on 1200 €, eks ole, see hinna vahe on ikka pea 2 korda. 1,5 korda kindlasti. Mis ma tahtsin öelda, et sa ostad, ütleme 1500 € eest selle iPhone'i, aga siis sa paned juurde 500 € ja sa saad veel teise telefoni lisaks, sest sul telefoni 500 € saad sa täitsa korraliku iPadi ka. Ei, aga mida sa kannad kaasas, et sul on kaasas 2 telefoni kokku voldituna, keerad lahti, aga muidugi me ei tea, järgmine kuu peaks tulema välja kõikide tähemärkide osalt uus iPhone. Kas see maksab 1500, 1700, 1900 või 2100? No järgmine kuu peaks tulema ka uus volitav Google'i telefon, nii et eks me siis näeme, mis tulevik toob. Aga jah, selles mõttes, et ikkagi Samsung sellepärast teebki 2 erinevat volitavat telefoni, et pakkuda 2 filosoofiliselt erineva nägemusega inimestele toodet, eks ole, ja see on väga hea. Jaa, aga siinkohal ma tahaks ikkagi jääda selles mõttes meie diskussioonis võitja rolli. Ma ütleks nimelt seda, mida on Samsung teinud minust Fold 6-ga paremini ja Flip 6-ga ta ei ole seda hästi teinud. Ehk et Fold 6-ga ma ei tunneta enam väga palju seda erinevust, et ma teen mingi kompromissi füüsiliste mõõtmete osas versus tavatelefon. Aga Flip 6 puhul, kui ma jätan nüüd välja selle, et ta lihtsalt muutub oluliselt madalamaks, ta tundub lihtsalt nii, nagu ma voldiks kokku oma vana hea telefoni, et ta peaks olema õhem, ta peaks olema kokku voldituna õhem, ta ei saa olla selline klots, et ma ei saa isegi aru, miks te Samsung teete nii, et Fold 6 on kokku voldituna õhem ja lahti voldituna õhem kui Flip, mis on ju väiksem telefon, ma ei tea. Ma arvan, et seal on kompromiss on selles, et sa pead sinna väiksesse korpusse mahtuma ära kaamerad ja ka korraliku aku ja nad on tegelikult see aku teinud selle kiuste suuremaks, et telefon on läinud natukene õhemaks. Foldis on seda ruumi natuke rohkem, aga jällegi tulles tagasi selle juurde, et konkurendid on märgatavalt õhemad kui Samsungi mõlemad telefonid. Nii et seal võiks just kui ruumi olla. Ma arvan, et siin on küsimus tegelikult selles, mida ma ka artiklis kirjutasin, et Samsung vähemalt Euroopas ei tunneta suurt konkurentsi, et Motorola on olemas, Xiaomi on olemas, aga nende müügid on väga väiksed ja neil on tarkvaralisi operaatorite ühilduvuse probleeme, mille pärast neid väga müüa ja soovitada ei saa. Ja sellepärast Samsung tunneb ennast turvaliselt, piisavalt turvaliselt ja kui sa oled majanduslikult mõtlev ettevõttes, see ei investeeri liiga palju arenduse alla raha, kui seda tegelikult vaja teha ei ole. Ja nagu me näha kumbki nüüd, kui me nendest telefonidest siin praegu pikalt rääkisime, me väga palju ei puudutanud sõna AI. Ja, sest et seal on uusi AI omadusi, aga tegelikult ükski neist ei ole väga muljet avaldavad. Minu arust ainuke AI omadus, mis Samsungi telefoni toimis on tõesti kasulik, on Circle to Search, see ei ole uus, eks ole. Ja teine asi on see, et enamus neist AI omadustest, mis on võib-olla veel kasulikud tõlked ja nii edasi, tegelikult ei ole eesti keeles kättesaadavad, nii et see on ka probleem. Siin on meil paistmas kohe järgmine uudis AI teemal. Ja räägime siis veel lõpuks AI uudistest ja sellest, et kas inimesed, kuidas siis ongi see, et kas inimesi paneb ostma uut tehnikakaupa, see tegu on AI toega või vastupidi, see peletab. Ja no eks muidugi see teie Samsungid hindamine selles osas, et kas ma tahan seda osta AI pärast, on väga asjakohane. Uudist on siis Ameerikast, kus hinnati seda inimeste küsitluse järgi, et kui mainitakse AI-d, siis uuringu tulemuste järgi Ameerika tarbijate seas see hoopis vähendab usaldust selle seadme vastu ja paneb vähem ostma.
et ei tahakski seda, sellepärast et siin uuringus mõõdeti sellist emotsionaalset usaldust, et mitte nad ratsionaalselt inimene analüüsib läbi, mida ma teen AI-ga, palju ma sellega säästan aega või raha, mida see toode teeb, vaid et kas see nagu jätab mulle usaldusväärse mulje või mitte. Ja kui sa paned sinna, et näiteks telekas on AI toega, siis see on ikka kah. Just, see just väga hästi tegelikult võtabki ikkagi ka kokku võib-olla kas siis nüüd eestlaste või ka võib üldse sellise kerge AI ülekülluse, et see termin on lihtsalt nii ära devalveeritud ja millegipärast tootjad kujutavad ette, et kui see termin sinna panna, et siis inimesed jooksevad tormi ja see uuring omamoodi või küsitlus tõesti näitab, et olukord on hoopis vastupidine, et pigem võib-olla võiks üldse vähem öelda, et meil on siin AI ja kui see AI seal kuskil ongi, siis ta võibki seal kapoti all nii-öelda peidus olla. Ta ei pea sulle kohe selliste suurte tähtedega sealt näkku hüppama. Ja et päris tihti on ju ka see, et see AI sloganid kandev omadus, võib-olla on tegemist lihtsalt mingi keskmiselt nutika algoritmiga või isegi mitte sellega, et kohati see AI nimetus on nagu täiesti sisutühi ja see on ka üks asi, mis inimestel sellist võõrdumist või tülpimust tekitab, eks ole, et mul on siin ka need Samsungi uued kõrvaklapid, millest ma võin rääkida kas praegu või järgmine kord, aga seal on ka suurelt igal pool on need esimesed Samsungi AI kõrvaklapid ja tegelikult need AI omadused, mis seal on enamasti kas siis telefoni omaduste käepikendus või asjad, mida konkurentidel on ka peal, aga mis konkurentide puhul ei kanna AI nime, eks ole, seal ei ole tegemist mingispidi AI. Ilmselt on tegu ikkagi sellega, et paljusid ettevõtteid nagu väga palju juhitakse läbi turundusosakonna, et mida me saame teha, et olla parem kui konkurent. Nendel on ju AI, aga meil ei ole, paneme AI sinna tootesse. Aga see ei tõlgendu siis selleks, et kasutajale kuidagi seda toodet vaadates, ma saan midagi paremini teha kui ennem. Nii et see ületurundamine võib-olla on see, mis annab tagasilöögi. Kindlasti. Jah, tegelikult AI kui selline või kuidas me iganes seda nimetame või siis närvivõrgud, eks ole, et oma olemuselt tähendab ta ikkagi seda, et kui korraks vaadata siis nagu sinna kapoti alla, eks ole, et me räägime siis tehnoloogiast, mille probleemi lahendamise algoritm on tegelikult absoluutselt teistsugune kui selline traditsiooniline nii-öelda sõrmede peal arvutamine, eks ole, et kui tavaline algoritm loeb sõrmede juba kokku, et 3 sõrme pluss 3 sõrme on 6, siis närvivõrgu põhine ei loe neid kokku, vaid tal on siis treenitud algandmete põhjal mustmiljon erinevat sõrmede kombinatsiooni ja ta lähtub sellest täpselt siis kuidas ma ütlen siin nii-öelda hajusalt ehk et tegelikult väga paljudes valdkondades, olgu see siis täpselt nagu täna on, pildid, muusika, mis iganes töötlused, tähendabki see AI baseeruv või närvivõrgul baseeruv algoritm, kuidas me seda nimetame, hoopis teistmoodi metoodikat ja tegelikult selle teistmoodi metoodika kasutamine annabki mõnes valdkonnas väga häid tulemusi, aga seda ei pea üldse nii kõvasti, ei pea kohe nagu selle lipuga tegelikult vehkima, see oleks umbes sama nagu me kogu aeg ütleksime igat pesumasinat ostes, et see on elektriline. Et võtke, ostke meie elektriline pesumasin. Kõik pesumasinad ongi lõpuks elektrilised, tegelikult nii-öelda närvivõrkudel baseeruvat metoodikat on ju kasutatud juba aegu ja lõpuks on ilmselt praktiliselt meil igas seadmes selline kiip sees või võib-olla rohkem või vähem seda loogikat. Lähme abstraktselt konkreetseks korra, ma hakkasin mõtlema selle peale, et oleks mul pesumasinal selle keeratava nupu asemel, kus on 100 programmi ja erinevad nupud veel lisaparameetrid, üks nupp, pese puhtaks. Ja ta teaks, kas mul on seal vill, spordiained, kas see on, kui määrdunud ta on ja ta peseks puhtaks ja AI oleks seal kõrval. Nad üritavad seda teha ja kleebivad ka sinna AI logosid juurde enamus tootjaid, aga lihtsalt nad ei saa sellega endiselt väga hästi hakkama ja see ei ole asi, mille peale praegu loota saab, eks ole, aga nad püüavad seda teha just seda sama asja, mida sa ütlesid. Ei nojah, ma tahtsingi selle jutuga jõuda välja siia, et täpselt nagu sa Hans küsisidki, et lõpuks see ongi ju ideaalne tulemus, kuhu me peaksime jõudma, et meil oleks selline tööriist, keda me ei peaks programmeerima, utsitama ja nügima, vaid kes teekski need asjad ära. Ja tegelikult olgu on see siis nüüd tähekombinatsioon AI või närvivõrk või kuidas iganes seda tähistame, see ongi ikkagi metoodika, mis siis rohkem või vähem teeb meie eest otsuseid õigesti, lähtudes siis nendest parameetritest, kus meie ise muidu peaks otsustama. Et iseenesest pigem näitab see võib-olla uuring seda, et seda AI turundamisega on seda võlli lihtsalt üle keeratud ja võib-olla inimene, kes ei taha sinna kapoti alla vaadata,
noh, nagu pigem mõtleb, et see on ikka kahtlane värk, et äkki ta täna peseb minu siidist selle negligee ära, eks ole, käterätikute programmiga ja seetõttu ma valin teise pesumasina, eks ole. Just, seda võib ka juhtuda, et sa ei ole tänapäeval või vähemalt see asi, mida AX nimetatakse, ei ole tänapäeval nii põhimõtteliselt lollikindel, kui inimesed ootavad ja loodavad. Aga teistpidi on ka see, et üks põhjus, miks võib-olla selline skepsism on välja tulnud, on tegelikult ka see, et võib-olla mõnes mõttes ja üks on see, et lubadused on tühised või tühjad, et need tegelikult AI asjad ei ole nii nutikad, kui loodetakse. Ja teine asi on see, et kohati on tegemist ka ikkagi puhtakujulise pettusega, et mulle tuleb siin esimesena kohe meelde see ka meie saates mitu korda kommenteeritud Rabbiti R1 seade, mis reklaamis ennast kui AI kaaslast, aga tegelikult siis tuli välja, et kõik see, mis seal sees töötab, on AI-st väga kaugel, kasutatakse üsna vanu ja olemasolevaid lahendusi, nii-öelda programmeerimiskeeli ja asju, mis jah, AI-sse kuidagi moodi ei puutu. No küll, aga AI-sse kindlasti puutub ka siis meie muusikarubriik veel, et me mõni aeg tagasi võtsime ju teemaks selle, kuidas plaadifirmad said kõik väga kurjaks ja kaebasid siis kohtusse 2 suurt AI muusikageneraatorit, Suno ja Udio. Ja nüüd siis Suno tegi, kuidas ma ütlen, tuli nagu kapist välja. Ehk et tegelikult plaadifirmad süüdistasid siis neid just nimelt autoriõigustega kaitstud sisu kasutamisel oma mudelite treenimiseks. Ja seni aeti sellist suust ägusat juttu, et noh, et ikka avalikult internetis siin kuulasime ja vaatasime ja möllasime ja nüüd siis Suno on otsustanud ikkagi sellise strateegia kasuks, et tuli kapist välja, lõi omale vastu rindu ja ütles, et see ongi aus kasutuspõhimõte, see on fair use. Meie mudelid loomulikult on internetist õppinud, kasutanud neid materjale, aga see kõik ongi legaalne ja nad ei kavatsenud sellest väitest üldse taganeda, mis on tegelikult päris selline, mõnes mõttes nagu julge käik, et kui see nüüd tõesti tõlgendub nende võiduks, see võib väga palju muuta kogu seda raamistikku ja vastupidi samamoodi, kui see tõlgendub nüüd kaotuseks, siis see väga palju muudab ka raamistiku teises suunas, sest tõepoolest, ega seda tehisintellekti täna siis ei ole ju treenitud, või kuidas ma siit teisiti sõnastan, kõik need mudelid, nii pildid kui tekstid kui muusika, need kõik on ikkagi vaadanud läbi autoriõigustega kaitstud materjali, et see on ju puhas selline jutuks küll, et me oleme treeninud mingisuguse väga häguse materjali põhjal. Ja selles mõttes tulla nüüd selle väitega välja, et me tegimegi nii ja nii võibki teha, on mõnes mõttes nagu märgiliselt julge, et nüüd anda hinnangut, kas siis see ongi, et kas see on nüüd õige. Vaat see on hoopis teine küsimus, et kellel siis nii-öelda nüüd siin nagu õigus on, et kas plaadifirmadel on õigus ikkagi saada siis nüüd mingit tasu või kuidagi teha mingi kokkuleppe või on siis vastupidi või peavad nad kõrvad lontis ära minema. Mina isegi personaalselt, kui ma juba siin sõna võtsin, ütleks, et ma isegi olgugi, et mulle see AI pool kõik väga meeldib. Ma kuidagi natuke hakkan nagu kalduma sinna plaadifirmade paati. Ahaa, aga tead, ma vaatasin lihtsalt, Suno pani väga selgelt tõesti oma seisukorraga blogipostituse kirja, mida ma lugesin ja sa ütlesid, et me põhimõtteliselt tõlkides, mida nad kirjutavad, et me treenime oma mudeleid kõrge kvaliteediga muusika peal, mida me leiame internetist, täpselt nagu teeb Google Geminiga, teeb Microsofti Copilot, teeb Anthropicu Claude, teeb OpenAI, ChatGPT ja ka Apple teeb, nad väidavad oma uue Apple Intelligence'iga. Ja internetis on autoriõigustega kaitstud materjale, mida siis need suured plaadifirmad omavad, aga see on siis see Suno põhi nagu kesktees. Et just nii nagu näiteks laps, kes mingi kutt kuuleb rockmuusikat ja siis selle pealt hakkab tegema oma bändi. Samamoodi, et nemad õpivad ja õppimine ei ole autoriõiguste rikkumine. Et kui minna seda teed, et õppimine on autoriõiguste rikkumine, siis oleks väga libe tee, et me ei saa täpselt sama asja ütlevad ka Anthropic ja OpenAI, nii et see on põhiline selliste AI mudelite kaitse, et see on fair use ja selles mõttes õpetamine ei saa olla keelatud. Ja siin ongi küsimus, et kohtud peavad otsustama, et kas see on fair use või mitte. Ühtepidi tähendab see seda, et AI firmad saavad suure võidu ja kõik nii-öelda
publisher'id ehk siis kirjastamisega tegelevad ettevõtted kaotavad suurelt ja teistpidi võib see tähendada siis sellise tänapäevase AI anarhia lõppu ja peavad hakkama AI firmad väga palju raha välja käima, et oma mudeleid õpetama. Aga ma arvan, see otsuse, need esimesed otsused tulevad kindlasti veel sel aastal, näiteks ma näen. Siin, kui ma nüüd korraks võtan veel sellest samast sõnasabast kinni, et mina isegi natuke juba kaldun sinna plaadifirmade paati kukkuvat, et siin on üks suur ja oluline erinevus. Ma olen ise ka varem öelnud loomulikult, et need mudelid ja kõike me peamegi õpetama ju olemasoleva materjali pealt, nagu me inimestenagi õpime, eks ole, me ei hakka ju vaakumist pihta. Aga suur erinevus on selles, mis saab edasi sellest õppivast inimesest. Ehk kui mina täna üksikisikuna kuulan Appat ja Beatlesit, olen nendest kõvasti inspireeritud ja siis teen oma loomingut, mis natuke neid meenutab ja saan sellega kuulsaks ja rikkaks isegi võib-olla, siis olen mina üksi see, kes seda teeb. Aga kui ma kogu maailma inimestele müün nüüd sellises stiilis loomingut ja küsin selle eest raha, see on hoopis teine asi. Selles mõttes, et ma ei, piltlikult öeldes, kui ma ise õpin ja teen selle baasil asju, siis mina olengi nende asjade autor kogu aeg. Selles mõttes, et mina loon uut sisu, ma olen õppinud nendest, inspiratsiooni saanud nendest ja mina olen kogu aeg nende asjade autor. Aga nüüd, kui ma loon selle sisu valguskiirusel kõikidele maailma inimestele ja annan ära ka selle autori õiguse kogu aeg, siis on see hoopis hõredam tee. Selles mõttes, et ma ei ole enam ju ise oma õpitud asjade autor või ma müün selle õiguse ju edasi ja tegelikult täna kõik need AI firmad nii teevadki. Et see on ju mõnes mõttes absurdne, et kui mina tegin Kati Karu plaadi, olen ma Kati Karu lugude autor. Ma ei ole mitte ühtegi pilli mänginud, ma ei ole mitte midagi teinud. Ma ei saa ju niimoodi lugeda ennast mingisuguseks muusikuks kaugel sellest. Või kui ma küsin Tal-E käest pildi, ma ei ole ju kunstnik. See on minu arust väga oluline erinevus, kus peaks nagu see valupunkt ikkagi minema. Ehk et kui minu inimese panus või minu kui inimese panus on ikkagi märkimisväärselt suur, siis ma võiksin pretendeerida sellele autori õigusele. Aga mina väidaks ka täna niimoodi, et kui ma tulen nagu inimesena tänavalt, lasen teha Tal-eel mingisuguse superägeda maali ja nüüd lähen panen selle oksjonile ja ütlen, et signeerin sinna alla, et mina selle tegin, siis see ei ole ju okei. Ja samamoodi puudutab see ka muusikat. Kui ma lasen teha mingisuguseid teoseid ja ise võib-olla ei jaga muusikast mitte ööd ega mütsi, siis see ei ole okei. Aga kui ma kasutan seda tööriista kunstnikuna või muusikuna, ehk et ma olengi tegelikult muusikaharidusega, ma oskan laulda, oskan pilli mängida ja nüüd on mul tagataskus ka selline tööriist, kes võib-olla minu pillimängu aitab sinna siluda, aitab mulle mõne uue motiivi anda. Ma panen need uuesti kokku, teen seda samamoodi piltide loomisel, samamoodi võib-olla raamatute kirjutamisel. On see nagu teine asi, ehk et minu segase jutu lühikokkuvõte oleks see, et inimlik panus kunsti peab säilima. Sellisel juhul see kunst on huvitav ka inimestele. Kui seda inimlikku panust seal kunstis enam ei ole, siis see kunst enam inimesi väga ei huvita. Ma saan aru, mis sa tahad öelda, aga mõnes mõttes ma võtan täiesti ükskõikse seisukoha, et kui meie inimestena arvame, et see AI tehtud kunst on äge, siis me arvamegi seda ja see on minu jaoks küll väga igav, aga ma arvan siiski, et meile jääb pakkuma huvi see algupärane komponent. Ja see on tore, kui ma mõtlen oma sõnad, aga ma lasen Sunol panna sellele parema lääneranniku räpi stiilis biidi alla, siis ta on õppinud seda paljude artistide pealt, kuidas sellist biiti teha, aga see on see minu sõnad, mis teevad selle loo kas kuulatavaks või siis keegi ei kuula seda, sest mul on igavad sõnad. Ja teistpidi sa võid ka sõnad küsida AI-lt ja saad võib-olla väga ägedad sõnad, aga ma tahakski öelda, et inimestena meile meeldib vaadata teiste inimeste talenti, teiste inimeste pingutusi, teiste inimeste õnnestumisi ja õnnetusi, sest me oleme inimesed. Selle peale võtta mürki võtta, jah. Kui me vaataksime olümpiamänge, kus robotid ujuvad, jooksevad ja boksivad, võib-olla oleks see mõnes mõttes ka huvitav, aga see kindlasti ei oleks nagu sellises kontekstis huvitav, sest et me teame, kui me täna lähen mingisugusele kontserdile, siis ikkagi, kui see on talent, kui ma lähen vaatama talenti, siis inimesel tekib nagu selline võib-olla mõnes mõttes kas selline austus või imetlus või et näed, et ta on kas siis andekas, on teinud meeletult tööd või mis iganes ja ta on saavutanud selle ja see kõik ongi äge ja puudutab, mul paneb hingekeeled helisema, mida veel, eks ole. Aga kui ma lähen vaatama seda robotit, kes banjot mängib laval ja ma tean, et ta on selle ühe ööga nii-öelda ära õppinud jutumärkides,
siis mul ei teki ju tegelikult mitte mingisugust sellist, samastumine on vale sõna, aga mul ei teki nagu sellist otsest sidet sellega, sest ma tean, eks ole, et see ei ole tal tähendanud sünnist saadik harjutamist, talenti, geene ja palju tööd. Nii et minu jutu sisu on jah see, et ammu olid meil olemas ju arvutid, kes mängisid malet ja võitsid inimesi. Ent ometi täna me loeme hoopis seda nüüd dopinguks, kui on mul taskus, eks ole, mingi malearvuti ja ikkagi me vaatame, kuidas inimesed mängivad malet. Ja ma kuidagi arvan, et see läheb samamoodi kõikide nende kunstivaldkondadega natukene ka, et kui ma olen ise kunstnik, kirjanik või muusik ja kasutan AI tööriistu loominguliselt, on see tegelikult väga okei. Ja teistele inimestele meeldibki vaadata ikkagi selle inimese nagu panust sinna. Aga kui ma selle alaga ei tegele, siis ma ei saagi lugeda seda enda panuseks. Ehk et siis ma ju ei ole kunstnik, muusik ega kirjanik, kui ma ei oska nendest midagi. Aga oma lõbuks teha omale lugusid või lasta AI-l kirjutada omale raamatuid või joonistada AI-l endale pilte on ju väga okei. Et see piir ongi nagu selle koha pealt, et kas ma tahan sellega, kas ma siis loen ennast selle ala professionaaliks, lähengi sellega tegelema ja müün seda omakorda edasi või ma kasutan tõesti seda nagu oma tarbeks. See on see oluline koht, eks ole, et kogu selle jutu veel alguse juurde tagasi tulles, eks plaadifirmad ongi lihtsalt nagu solvunud, et kui Suno nüüd ütleb, et meie õpetasime oma nii-öelda jutumärkides robotit, siis plaadifirmad on solvunud, et see robot nüüd kogu maailmale siis seda õpetatud kraami annab edasi ja ka koos nende autoriõigustega. Et tegelikult siin nagu minu arvates see loogika tegelikult ei päde, et me ei saa nagu vaadata AI-d võrrelda ühe inimesega, kes on lihtsalt siis inspireeritud ja mõjutatud. Saame näha, kuhu see kohtuvaidlus jõuab ja missugune tõlgendus peale jääb. Eks see kindlasti mõjutab paljuski seda vaidlust ka teistes valdkondades. Aga minul on nüüd praegu selline tunne, et tänaseks ütleme kõigile kuulajatele, osalejatele aitäh ja ma tajun praegu tulevikku kuidagi nii selgestades toonides, kui selgelt nägemisvõime on mul, et ütlen kõigile kuulajatele, et ärge meid 1 nädala pärast oodake järgmisel esmaspäeval, mis on siis 12. august, vaid oodake meid paar päeva sellest hiljem, sest võib olla, et me 12. august ei saa kolmekesi maha istuda ja rääkida oma uudiseid, küll aga mõni päev sellest hiljem. Praeguseks aga aitäh kõigile kuulamast ja nägemist.